Issand, milline nagu stuudios. Päris vinge. Käes on viimane osa sest bussiehitusest ja nagu te näete, siis me oleme asukohta vahetanud. Mitte ainult sellepärast, et õues hakkas külmaks minema, või hakkas ka pimedaks minema, vaid ikkagi sellepärast, et meil on ikkagi viimane saade käes. Mina mõtlesin, ma panen triiksärgi ka, Kristjan ei tahtnud. Siin ta on, viimased tegemised on veel ees. Et selle projekti, ma arvan, saab nüüd selle saatega, selle osaga, selle peatükiga lõpuni. Peatükkidega. Ja. Meil on ikkagi nagu mitu asja veel. Ja rääkides peatükkidest, mis on pooleli? Täna räägime! Täna saates! Magada on kuskil vaja. Voodi on olemas, aga vineeri peal väga ei maga. Oleks vaja madratsit. Tere! Kui keegi meile külla tahab tulla, siis meil on nüüd madrat. Madratsiga aitasid meid jälle need sakslased. Kaudselt aitasid sakslased, materjalidega aitas IKEA. Ühesõnaga, sakslased ütlesid, et nad tellisid IKEAst vahtmadratsi, siis võtsid selle sealt katte seest välja ja siis lihtsalt lõikasid endale parajateks juppideks. Ja tellisime siis selle IKEA 10-se, mis mõõtudelt oli mingi 40 korda 200. Meil oli siis vaja 120 natuke peale. Ja 180 pikk. Ja 180 pikk. Ehk siis sutt jäi üle, aga nagu saime ilusti välja lõigatud oma tükid. Meil oli siis ainult 2 tükki vaja. Mismoodi me lõiksime seda? No kõigepealt me võidime mõõtma, nagu kuna meil see buss jookseb nagu igat pidi, siis see voodi jooksis ka nagu laievast kitsamaks. Ja siis see seinapoolne oli veel nagu mingite kaartega, see ukse nurk tuli sinna sisse kaarega ja ühesõnaga siis me mõõtsime iga 10 sendi tagant mõõdu. Nagu see... Selle sirgema külje pealt, ehk siis vahekäigu poole pealt, mis oli sirge ja teine pool jooksis nagu kõveraks. Sealt me võtsime siis iga 10 sendi tagant võtsime seinani mõõdu ja siis pärast kopeerisime seda sinna madratsi peale ümber. Sai suhteliselt, meil ostsime mingi aeg tutika selle vaibanoasis, kui me vaipa hakkasime limima. Ütleme nii, et kui selle sealt madratsi kattesest välja võtad, siis ei ole just väga ilus vaatepilt, sest seda on nagu mingi nülgitud veits, aga noh, kekinest. Ja mõlemad tükid said täitsa ilusasti valmis lõigatud. Hei! Tulin külla. Selles suhtes ta peabki olema ju siin niimoodi vahel, et nagu ei liik, et on nagu mõnus. Aga me magame siin külje peal mõlemad, miks nüüd selle laia tegime üldse? Magame siin. Ühe riba peal. Ja siin ei julge keegi magada, sest see kukub läbi. Sealt üks aasta edasi, lähme korraks minu töödesse tagasi. Eelmises saates me panime torutöid, tegime, siis seekord me nüüd siis lõpetame selle. Ehk siis torutööde lõpp. Torutööde lõpp tähendas seda, et ma olin seal need viimased liitmikud valmis saanud ja seoses sellega põhimõtteliselt saime esimest korda testida. Ragnar tuli, mina olin toas, Ragnar toimetust tuli ütles, et nüüd saab testida kraanikaussi. Kas vesi voolab? Nüüdas on 8 kuud. Palju on? 8 pluss vist, jah. Mis me teeme? Ma küsiks sinult. Vaatan, et siin on mingi vesi. Kohe sinna kanistrisse vett ei pannud, võtsime väiksema topsiku, panime sinna vee sisse, lüksime vooliku otsa ja uskumatu, aga see töötas. Siis, et see on äravool, see on pealevool, siit me pumpame ja sealt tuleb välja. No, ma teen testime. Selle jaoks, et üldse midagi välja tuleks, on vaja kraan lahti teha, sest muidu pump ei tööta. Ja nüüd enne neiu vaadake, et siis meie uhked veeanumat ümber ja seal. Vesi tuleb. Normaalne! Ja vett tuleb mõnuga. See on päris äge tunne, kui ma ei osanud arvata, kuidas kraanikaus bussis peaks töötama. Siin kodus on see loogiline, aga nüüd, kui sa bussis selle käima said, siis see oli minu meelest palju ägedam, kui seal vaatasin, kuidas Kristjan pumpas ja tuligi vett läbi sealt segistist ja läks ära ka ja läks sinna samasse kanistrisse, kuhu ma tahtsin ja kõik läks nii, nagu soovitud. Nüüd on ainult natuke harjumatu, et kuna me ostsime tavalise segisti, siis selle tavalise segistiga sa pead ikkagi nagu kraani nii-öelda lahtisesse asedisse tegema selleks, et nagu pumpama saaks hakata, et sealt vett tuleks. Nüüd on nagu 2 varianti, et kas sa teed segissi lahti ja ootad, et sealt nagu vett tuleks ja siis tuleb meelde, et ma pean pumpama. Või siis teine, et sa hakkad pumpama, aga segisti on kinni ja siis see pump on täiega raske aru, ei saa nagu üldse ei lähe alla, siis tuleb meelde, see tuleb lahti ka teha. Aga mina tegin oma töö ära ja Kristjan jätkas enda tööga. Nendele madratsitel oli vaja katted valmistada. Googledasin, läksin YouTube'i jälle need how to
ostsime siis kanga džunglist. Seda me ka otsisime tükk aega. Me ei leidnud ilusat kangast ja meil oli vaja, et oleks natukene nagu tugevam ka. Meil pidi olema nagu mööbliriie ikkagi selles suhtes, sa istud selle peal nagu kogu aeg ja magad ja öösõnaga pidi olema mingi tugevam riie. Ja siis me pidime ostma veel vatiini, sest see vahtmadrats on nagu siukene nende kolmnurgakestega siuke okaline. Aga me panime sinna peale vatiini, leidsin YouTube'ist õpetuse, kuidas siis õmmelda madratsi katet kandilisele madratsile, nagu täiesti kandilisele ruudule. Ja siis ma lihtsalt proovisin siis seda üle kanda sellele imelikus mõõdus olevale madratsile. Aga selle nagu ühe osa me saime nagu kergemalt ära teha. Teise osaga oli natuke selle diivani nagu, kus sa istud siis selle peal, sellega oli natuke probleeme, sellepärast, et sealt tuli see uksekaar ja siis see ette, aga nagu see juhend ei õpetanud mulle, kuidas nagu kaart tõmmelda. Siis ma otsisin teisi juhendeid, kuidas kaart tõmmelda ja sisenurkasid. Ma ei leidnud midagi head siukest, mis mulle sobiks. Siis ma lihtsalt otsustasin, et ma lihtsalt tõmblen need kuidagi kinni. Vatiinid rageldasin madratsi külge ja panin sinna madratsi kattele luku ja väga ilus. Mina olen küll väga rahul. Ma ka. Nii, ega mul see osa vist väga palju rääkida ei ole, sest järgmised peatükina on kaardinate valmistamine. Madratsad olid sees, me olime väga happy'd. Jah, siis tuli kaardinad ka valmis õmmelda. Ette istmete nagu taha siis. Kraanikausi taha sinna küljeakna peale ja siis ukseakna peale. Ja siis taha, kus meil ei ole aknaid, aga kuhu me panime selle Armaflexi, siis lihtsalt, et need aknaaugud nagu ilusad oleks, siis on nagu püsivad kaardinad seal kogu aeg ees, mida nagu ei liiguta. Eurovisiooni õhtu kuulasime neid laule ja õmblesin. Ma ei tea, ma ei ütleks, et need nagu midagi väga hullu olid. Läksime selle madratsi katte jupiga sinna poodi, siis hakkasime vaatama, mis nagu sobiks sinna selle kangaga kokku. Ja siis leidsime mingi lõppu, saime veel soodukat, sellepärast, et me tahtsime 2,50, aga seda oligi ainult 3 meetrit seal ja siis see tädi ütles, et ta ei jäta nii lühikest juppi sinna. Paneme teile 30% soodukat. Ja. Saime veel rohkem ka, ehk siis meil ei olnud nagu muret, et me peaks nagu väga täpselt. Seega, kui kellelgi on natukene kangast ka vaja, siis meil on seda ka. Ja kuna me panime selle istmete taga oleva kardina puu peale, toru peale, siis ta oligi nagu ühe pikkune. Pluss veel seal keskel pidi olema nagu vahe, et me saaks sealt käia. Seda me ei teinud esialgu. Me esialgu tegime ühe pikka suure kardina ja siis panime selle sinna ette ära ja siis me saime ikka aru, et nagu 2 istme vahelt keskelt tahaks taha läbi käia. Ja siis ma võtsin veel selle kardina, siis ma tegin uuesti, lõikasin selle katki sealt keskelt pooleks. Siis pidin uuesti õmblema ja midagi sealt harutama. Aga nüüd nad on ees, vist sobivad hästi. Ja siis nägi juba päris ilus välja uuesti. Ja siis oli tunded head juba, siis oli juba väga tahtsid minna kuhugi selle bussiga. Ütleme nii, et nüüd on põhimõtteliselt käes nagu viimane peatükk. Praegu sellest, et ära minna kuhugi reisile, hoidis veel ainult üks faktor meid nagu kinni, et miks me ei saa minna ja see oli see elektrisüsteem. Tere! Käes on kahjuks või õnneks selle bussi kõige tähtsam töö, aeg. Bussi sinest on valmis. Nüüd on vaja lihtsalt tagumine vaba ja aku saada laadima. Ta arvata, et ma laseks selle mõnel elektrikul teha. No justkui ju tegelikult nagu normaalne inimene teeks, aga laseks teha või uuriks. Aga ma proovin ise. Tehniliselt tegelikult elektrisüsteem töötas, sest taga oli aku olemas ja kõik elektrisüsteem oli sinna lambid, asjad olid ühendatud. Aga ainuke probleem oli see, et me seda tagumist akut ei saanud kuidagi laadida. Ja selle jaoks, et see tagumine aku siis ka laadima saada, selle jaoks oli vaja siis paigaldada sinna üks suur klots, Victroni, mis sinine klots. Muidu kasutatakse paatides ja meresüsteemis. See siis jagab siis selle juhtme, mis tuleb bussi generaatori pealt. Jagab siis nii-öelda 2, ehk siis ta laeb 2 akut korraga. Ta laeb siis seda bussi esimest akut ja bussi tagumist akut. Ma ühendasin selle ära lõpuks
ja siis tuli üks hetk kätte see nii-öelda tõehetk, kus ma siis pidin võtit keerama ja lootma, et siis tagumine aku hakkab laadima. Ma keerasin seda võtit, aga ja hakkab laadima ka. Siis ma sain aru, et ma vist tegin midagi valesti. Tõstsin otsad ümber ja siis ei läinud tuled ka enam põlema. Ja siis ma olin täiesti lõpp, et mingi, mis asja nüüd? Ütleme nii, et tol hetkel, kui ma seda filmisin, see asi jäigi sinna tuksi ja see ei töötanud. Tegelikult väljaspool kaamerat ma tellisin Inglismaalt ühe teise jupi. Kõik naised on juba ammu saatest ära läinud selle aja peale. Ma ostsin selle ära, tellisin ära, aga siis ma üks hetk avastasin, et see oli ka vale jupp. Ja Sott 50 panid hakkama või? Something, jah. Ühesõnaga, kes seda juppi tahaks nüüd, siis see on müügis. Kirjutage mulle. Ja siis ma tellisin veel ühe jupi ja sellega ta nüüd töötab. Nõuanne jälle number 101, 102. Tänasel päeval ära enam telli Inglismaalt, sellepärast, et sa pead maksma seda tollimaksu. Sa pead tollideklaratsiooni tegema. Ja see oli 25 eurot juurde. Lõvi osa sellest summast oli see tollimaks. Aga siis saime me selle uue jupiga selle laadima. Tagumine aku laeb väga hästi. Kõik elektrisüsteem töötab nii, nagu ta peab töötama. Buss ei ole ära koolenud, kõik akud on elus ja kõik on hästi. Ja sellega ma julgen öelda, et sai meie projekt nagu kriipsu alla. Finito. Üks asi, mis on veel tänaseni tegemata. Okei, kui teie seda saadet näete, siis enam ei ole tegemata. Loodetavasti. On maapool, et me saaks ka nagu pistiku pessa pannes ennast laadida. Jah. See on valmimas lähipäevil. No loodetavasti. Aga põhimõtteliselt buss on valmis. Nüüd on bussil siis või meil on ka siis Instagram olemas. Me ei ole tegelikult seda siin üldse promonud, aga nüüd on aeg. Minge vaadake seda sama fantaasit, otsige Instagramist ülesse. Sealt te näete rohkem pilte. Valmis bussist. Kust mingid asju saime? Bussi ehitusest ei ole pilte. Praegu ei ole, mul on pilte. Selles suhtes Instagramis veel ei ole. Et kui kellelgi huvi on, siis Kristinil tegelikult on pilte ka. Ma arvan, et siinkohal olekski tegelikult äge küsida, kui teil on mingeid küsimusi. Kui te tahate ise hakata ehitama. Või tahate teada, palju see asi maksma läks, sest et neid teemasid ma siin ei kajastan, siis andke teada. Me saame olla nagu need popid uutuberid. Uutuberid. Ja me võime Q&A teha. Raha küsimused, mingid täpsemad küsimused, mis tundus kuskilt jäi rääkimata, saame alati täpsustada. Oleme käinud nüüdseks 2-3 väiksel reisul. Me oleme käinud Rakveres, sellest tuleb Ida-Eestis põhimõtteliselt. See oli meie esimene reis. Esimene bussireis. Sellest tuleb kohe peale seda saadet, tuleb ka video. Siis me käisime Haapsalus ühe öö olime, siis me nüüd olime Pärnus ühe öö ja nüüd tegelikult kohe lähme ka Rootsi. Ehk siis esimene suur reis selle bussiga on tulekul 10 päeva ja kavatseme filmida. Aga selleni on natukene aega veel. Vaatate neid esimest osid uuesti, ehitate ka bussi valmis ja siis järgmine suvi lähme juba suurema pundiga, mingi Eesti pundiga sõidame üldse minemas. Aga selline, nüüd ma saan viimast korda seda öelda, et selline ta sai või? Selline ta meil sai. Saime valmis. Leiate meid Instagramis, sealt te näete natuke rohkem. Fantaasia. Loodetavasti teile ka meeldis. Ja kui ei meeldid, andke teada, siis me oskame parandada ennast. Ärge andke. Andke ikka. Okay. Aga sellega me tõmbame bussi ehitamise projektile joone lõplikult alla ja siit jätkame ainult siis reisidega ja bussi nautimisega. Tšauki, tšau!